Lääne-Virumaal Tammsalu vallas Kullenga külas kõlasid lasud. Püssitoru ees leidsid oma lõpu tublid valvekoerad Reku ja Roki. Kuulid lasti lendu tiheda liiklusega maanteäärsel põllul, penid veristati otse peremehe silme all. Kõlas 2 lasku. Eiti koer hakkas Eiti poole jooksma tagasi sealt ära, see mootorsaan sõitis talle koerale järele ja kõlas veel 2 lasku. Ja ma isegi kindlalt ei oska öelda, aga minu meelest neid laske oli rohkem. Sest nad sõitsid ümber koera ja lasid ta maha. Eiti jooksis ja karjus, et nad seda ei teeks. Oma 8-aastase koera Reku kaotanud Heiti Meriloo juhatab reporteri sündmuskohale. Koerajahi verised jäljed on pinnatuisk küll kinni katnud, aga saani jäljed on veel selgelt näha. Tapatööd meenutab ka maas vedelev padrunikest. Juhtunust rääkimine võtab mehel silma veele. Nägin, kui saan tuli, lendas siit. Tuli, läks sinna tuka taha. Läks tuka taha ja tuli järsku välja sealt. Ja siis minu koer jooksis, ennem juba jooksis siiapoole, hirmsalt kiiresti jooksis. Aga siis käis pauk ja vaatasin, et koer kukkus. Hakkasin jooksma siiapoole. Karjasin käed laiali. Ei tehtud midagi, koer tõusid püsti, hakkas uuesti jooksma, tehti ümber koera tiir. Sõideti ümber koera ja lasti uuesti. Ja koer kukkus. Aga rääkisid ka ise nüüd meestega, mis nad rääkisid? No mina olin selle nagu sokis või mina ei tea, mina ei oska niimoodi ütelda. See ei tulnud nagu midagi, nagu rääkisin, aga ei mäletagi nagu. Lihtsalt ma olin koera juures, põlvili maas ja ei oska mul midagi ütelda. Kas Eestis jahimehed ikka järgivad seadusi? Iga jahimees peaks ju teadma, et neil on voli ainult ulukeid küttida. Lisaks on Eesti Vabariigis ka ükskõik millisest liiklusvahendist kõmmutamine keelatud. Kullenga koerajahti peeti aga just mootorsaaniga. Kas nad pidid siin nägema, kui sa jooksid ja karjusid? No ma arvan, et iga normaalne inimene näeb, kui ta sõidab. Kui ma jooksen sealt ja saan tuleb sealt, juba nähaks, et inimene on tee peal, tuleb siiapoole ju. Seda on juba näha ju. Ja tulistati ikka? Ja tulistati. Kui ma keerasin ringi, kui pauk käis, ma nägin, et koer kukkus. Keerasin ringi. Aga teine oli, kui tegi juba ringi peale koerale ja lasi uuesti, seda ma nägin ise, et lasi uuesti teda ja koer kukkus. Ja siis see saan tuli, jäi siia, koer oli siin, eks ole, ja siis see saan jäi siia seisma. Püssikangelastele ei läinud korda 50 meetri kaugusel meeleheitlikult karjuv ja oma koera poole jooksev peremees. Lihtsalt sel hetkel tundus vist lahe mootorsaanilt koera tulistada. Külades ikka penid sebivad ringi ja sellest suurt lärmi ei sünni. Kuidas aga need õnnetud koerad üldse põllule sattusid? Minu noor koer tõmmas rihma üle pea ja jooksis siia maja poole. Tagasi tulles oli selle maja koer kaasas. Nad jooksid siin maja ümber. Ja mingil põhjusel nad läksid üle põllu, mul mees nägi köögi aknast, et koerad jooksevad üle põllu selle kuivati poole. Ja mina helistasin mehe vennale, et tuleb ka, et tema koer on ka, et toome koerad ära. Ja mehe vend läks ees, meie jäime siia seisma, et ta õikab, et koerad tulevad õikamise peale tagasi, jõudis juba maanteeni ja metsa poolt tuli see mootorsaan. See, et nad siin majade juures jooksevad, see on niisugune igapäevane tavapärane, jah? Jah, sest nad on ketikoerad ja neid ongi lastud siin majade vahel joosta ja nad ei lähegi majade juures kaugemale. Et kellelgi ei ole selle vastu mitte midagi olnud. Mis lapsed arvasid pärast seda, kui koer oli ära tapetud? No loomulikult lapsed on õnnetud ja seda enam mul on tüdrukud kõik. Et noor koer ja nad ju jooksevad ja mängivad taga siin õue peal. Astridi mees Toomas Otsa rääkis pärast nende niinimetatud jahimeestega. Jahimeeste jutt olevat alati üks. Teie koera peale kaevati. Miks teie koer lahti on ja metsloomi murrab? Lisaks olevat Tammsalu kandi jahimehed juba aastaid Toomas Otsa koeras sigatsemistele läbi sõrmede vaadanud. Rääkisid seda, et aastaid tagasi koerad otsivad või ulguvad ringi, ajavad metsloomi värke. Ja minu koera kusjuures aastane, kas kummeis nüüd loll on, kas jahimees või mina, ma pakkusin neile variandi, tuleme palun küla vahele, ilusti, viisakalt, lähme uurime inimeste käest, kas on koerad lahti olnud või olnud. No, ei nõustunud sellega. Teine variant oli see, et koerad käivad kuskil metsas mingi kitsi taga ajamas, et vaatame jäljed üle. Põhimõtteliselt peaks nagu rada olema, ma ei ole jahimees, aga ma arvan, et peaks olema rada, kus loomad käivad.
ja kusjuures keegi ei nõustunud. Ma küsin jahimeeste käest ilusti, kas kurat ei tee siis koeral ja hundil vahet. Selle peale ahmitakse õhku, ei osata midagi öelda. Toomas Otsa ei mõista, miks oma enda põllul oma koeraga ilma rihmata jalutamine suur kuritegu on. Toomasele olevat otse näkku öeldud, et ära põe oma peni pärast, mine võta varjupaigast uus. Olevat lubatud isegi pool raha kinni maksta. Tõsi, lõpuks tulnud jahimeeste suust ka mingi hädine vabandus. Vabandus oli lihtsalt sorry, et äkki olid valed koerad, aga see ei ole vabandus. Koera see enam tagasi ei too. Selles mõttes küll. See väike sorry, ma võin kõigile öelda sorry, et lasin vale koera. Kui sa oled jahimees, sa pead olema ikkagi, ma ei tea, 10 korda mõõtma kui 1 korda laskma. Maakohtades inimesed aga ikka üksteist teavad. Nii tundis ka Toomas koeratapjast jahimehe ära. Tegemist on naaberküla jõuka mehega ja Tom kardab, et ausast kohtupidamisest ei tule siin midagi välja. Vennike lihtsalt palkavat juristide armee, kes musta valgeks räägivad ja lolliks jäävad ikka vaene külamees. Mees vana tuttav sulle või? Jah, mitte just vana tuttav, aga ma tundsin teda. Koeratapu taga on Lääne-Virumaal Lasilas asuva Saekoja Mikkor juhataja Mirek Matikainen. Mirek enesel aga mingit süüd ei näe ja mees on seda valmis ka kohtus tõestama. Kaamerate ette, aga Mirek Matikainen siiski pelgab tulla. No ma arvan, et räägime ikkagi asjast siis, kui on asi nagu leidnud õiglase otsuse ja ei ole mõtet ju siin ennem loopida niisama sõnu. See on ainult teineteise poriga loopimine, et see nagu ei vii kuhugi meid. Maamehed Heiti Meriloo ja Toomas Otsa aga ei kavatsegi asja nii jätta. Kullenga küla tulistamist uurib politsei. Politseile on tänase päeva seisuga laekunud avaldus looma julma kohtlemise suhtes ja on selle kohta alustatud kriminaalmenetlust. Maamehed usuvad õiglusesse. Neid ei heiduta ka viimati kuuldud jahimeeste väide, nagu oleks koerad nüüd juba enese kaitseks maha lastud. Lõppude lõpuks olid ju Heiti Meriloo ja Toomas Otsa ise kohal ja nägid kõike oma silmaga pealt. Aga eks aeg näitab, kelle juttu politsei uskuma jääb. Need koerad polnud ainukesed, kes Eestimaal maha lasti. Järvamaal Kulukülas lasti maha perekoer Mutta. Seda tehti samuti otse pererahva silmadel, aga see on hoopis teine lugu juba.